Mis on teie mõtted selle aasta koormusmatkast? Kuidas teil on? Üldiselt rada oli päris põnev ja meil läks tegelikult päris hästi. Jõudsime lõpuks punktist punkti ja mulle tundus, et Kepsuga oli meil mingi jama, päris täpselt aru ei saanudki, aga Kepsuga oli seal midagi, et... Ma ei tea, mis jamast sa räägid, kuna öö läbi sadas, siis lihtsalt Keps näitas, et sa asudki keset järve. 36 tundi. Ja vastutegevus oli nii rets. Okei, võib-olla oli nagu natukene nagu õiglane ka, aga ikkagi, kuhu need elud läksid? Mina ei tea. Ei, no tegelikult vastutegevus väga ei häirinudki, et see kogu matk oli nagu spaarhetk, et muda oli ohtralt ja tasuta. Kontrollpunktides oli ka päris põnev, et me saime oma ülesannetega hästi hakkama tegelikult. Juhendid olid hästi koostatud ja meil oli põnev. Meeskonna vaim oli meil nii hea, et kõik sääsed Võrumaa metsadest tulid kaasa. Jaa, mäletan seda hommikut, kui me seda kohvi ja kooki saime, see oli hullult äge. See kohvi oli nii hea ja kange, et kui praegu talv oleks, siis isegi metsas praegu jalajäljed veel väriseks. Ja tegelikult me oleme üldiselt, ma arvan, et te nõustute meil on hea meel, et me lõpuks finišisse jõudsime. Ma leian, et võimatu oli mitte jõuda, et tegelikult väga loogiline ja selge rada. Aitäh korraldajatele. Pole tänu väärt. Jalad on nagu inimesed. Üksteise peale solvun. Täitsa nõus. Meie evakuatsioonirühm eelmisel aastal ületas Lõunasilla. Sellel aastal me oleme käinud Jõhvikal. Ja praegu me korraldame uut õppust, et saada järjest paremaks. Siin on meie personalimeeskond, kes on meil väga tõhus meeskond. Nad on palju kokku harjutanud ja nad on väga tublid. Kasti ka, minu oma kast ka. Kirja, sai kirja. No väga hea. Ainult esi, jah? Aitäh. Meil on teie jaoks valmis pandud magamisasemed, saate oma riided sinna ära panna. Tulge minuga, ka üks leiab omale. Tähelepanu, algab infotund. Meie avalikud suhted räägivad teile päeva tegemistest. Päevakava, see hakkab kehtima homme hommikust. Äratus, hommikusööd. Meie toitlustajad on valmis evakueeritavatele toitu jagama. Meie meditsiinimeeskond on alati valmis andma reaalset arstiabi. Skutti peale. Aitab, palju ma seda võin kirjutada? Aitab ka. Okei, kirjutan kella peale. Tegelusmeeskonna ülesanne on hoida stressitaset madalal nii evakueeritavate hulgas kui ka meie oma liikmete hulgas. Varjuma, lähme kõik! Tere! Ma helista sulle naiskodukaitsest, et ei ole sinu kaua nännu, et kui sul lännu on? Tere! Tead, mul on päris kiire olnud. Pole eriti aega. Mis mure? Aga meil on sulle välja pakkus andsid tegevusi, et meil on siin evakuatsioonirühma alles vaja inimesi ja baasväljaõppele ja... Ma ei tea, mul on praegu laps on haige ja siis mul, ma ei tea, teise lapsega lähen arsti juurde. Ütle mulle, millal äkki ma vaatan kalendrisse kah, kuna ma saan. Võib-olla nädala pärast siis viide. Ai, nädala pärast ma ei saa, siis ma lähen reisile. No, seost küll vast asja ei saa. Sa tahad siima ka. Kõik veel, jah?
ai jah, oota. mida? kohe sorry, ma panin teid kuulama, aga see rekk nuppu, miks sa ei öelnud vajutada rekk ka? valetad või? Teil oli hästi, teeme uuesti, kui sorry, mul tõesti päriselt jaa tõsiselt või? ei ole! mis ma siia poole? kus on meie Tidrik? Kuulume kaheksa. Vaata, kas siis me tuleme sealt toast. Süüa jagama, sööki jagama. Mul on sõber tunne, et nad käisid musikad tegema sinna. Nii järgmised järgi. hakkab joama. Saab kassu või saa neile? Kaua neil läheb veel? Ma ei tea. Kaua neil võib veel minna? Ma ei oska öelda. Tahaks juba koju enne. Tahaks juba koju enne. Mis nüüd? no ta on Temust tellitud kaup. Temust on jah? jah, ta hästi või Oota, uks käib muidu lahti, kui sa oleks oodanud natukene. Nii. Ära, see tuleb siin kokku panna, selle me panime. Nii, kas see on ka Temust või? ta on õige, ta ei ole Temust.